Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere jälle, kallid rallisõbrad. Kataloonia rallist on 2 päeva möödas. Juhib siis ikkagi meil Thierry Neuville Elfyn Evansi ees 16,4 sekundiga ja Sébastien Ogier ees 38,7 sekundiga, aga Ogier'st vaid 1,2 sekundi kaugusele jääb Dani Sordo. Kuidas selline vahe jälle viimaseks katseks tekkis, sellest kohe räägime. No Ott Tänakut täna rajale ei tulnud, kes meie uudiseid on pingsalt jälginud. Põhjuseks siis see, et šassii sai siis kere sai eilses avariis piisavalt kahjustada, et ei nähtud mõtet või ei saadud seda korda, kuigi tegelikult ma arvan, et seal pigem põhjus on see, et ei nähtud mõtet rajale tulla, aga las see jääb. No Jaan, kuidas sa tänast päeva jälgisid? Ma pean tunnistama, et mul päris sellist tunnet ei olnud nagu Nils Solansin siin ühe katse lõpus, et nii emotsionaalne ei olnud. Jah, Solans vist tema oli see, kes ütles, et tänasest päevast aitab rohkem selle aasta jooksul seksi taha, eks. Et nii ägedaks see muidugi ralli ei läinud, aga asjad tuleb enda jaoks põnevaks teha ja muidugi ma võitsin kõvasti pöialt täna Elfyn Evansile ja hoidsin pöidlaid all Thierry Neuvillile, sellepärast et ma lootsin, et ralli lõpeb nii, et Evans võidab, Neuville teine, Sordo 3. ja Sébastien Ogier alles 4. See oleks tähendanud seda, et Monza rallil läheb tõesti täiesti tõsiseks ja ägedaks lahinguks. Ütleme niimoodi, et päeva teiseks pooleks tundus, et asjad loksuvad väga valesti paika. Et Neuville oli kindlalt Evansi ees liider ja ma ei usu, et sealt nagu mingit muutust toimub, aga viimase katsega õnneks tõmbas Dani Sordo ennast Ogier'le lähemale ja vähemalt tema saaks pressida Ogier ette ja Elfyn Evansi taha, et siis on vähekenegi lootust, et midagi hakkab viimasel etapil toimuma. Ja huviga vaatasin neid võidu kihutamisi ja muidugi kahju, et Ott Tänakut ei olnud, aga paraku nii see on. No just, et viimasel katsel siis, et tõestati taaskord, et ralli pole enne läbi, kui see on läbi, et Ogier ei saanud autot mingil hetkel liikuma siduriga, rääkis, oli mingi probleem ja suretas auto välja ja kaotus seal katsevõitjale Thierry Neuvillile 6,5. No Neuville on täna olnud ikka mees teiselt planeedilt. Kuigi need edusekundid ei ole nüüd mingid müstilised, aga vaikselt siit tiksub, sealt tiksub, et sa kirjutasid ka Jaan oma päeva kommentaaris, et Hyundai tegelikult liigub küll, aga ei liikunud ainult meie mehe istumise all. No paraku nii ta on, et Thierry Neuville on ju selle auto looja ja ta on Hyundai'ga ju sõitnud, ma ei kujuta ette, mitu aastat, 7 aastat. Et ta teab seda autot läbi ja lõhki ja eks seda ole teisedki ju öelnud, et just Neuville on ainukene, kes oskab Hyundai'ga sõita ja tegelikult päris nii see ei ole, et asfaltil, kui me võtame praegu aluseks asfalti, on ju Craig Breen on hästi hakkama saanud, on olnud teisel kohal ja Dani Sordo nüüd näitab, et ka tema suudab selle Hyundai'ga päris hästi hakkama saada, aga Ott Tänakule see auto lihtsalt ei sobi ja ma täiesti vale oleks öelda ja näpuga näidata, et näed, et Ott Tänak oli siin kõva mees küll Toyotas, aga nüüd on järsku minetanud oskuse sõita asfaltil. Toyotas ta ju pani kõik vennad paika. Ta ei kaotanud asfaltirallidel mitte kordagi, mitte ühelegi tiimikaaslasele. Ei Jari-Mati Latvalale, ei Esa-Pekka Lappile, ei Chris Miigile. Ja seda ka siis, kui tal rehvid purunesid. Aga põhjus oli ju see, et nagu ma kirjutasin ka, Latval ühes intervjuus ütles, et Ott Tänaku jaoks on vaja niisugust seadistust, millega tema Latvala sõita ei suudaks. See oli pärast
Ott Tänaku 3. järjestikust Saksamaa ralli võitu. Ja nii ongi, et Ott Tänaku sõidustiil, vähemalt mulle tundub, on nii eriskummaline, et on väga keeruline kõiki autosid tema järgi paika seadistada. No just, nagu sa kirjutasid, siis 8-0 jäi ta vist omal ajal asfaldirallidel Jari Mattiga seis ja Esa-Pekka Lappi ja Chris Meekiga 4-0. Aga rääkides veel, mis Hispaanias on täna võib-olla rõõmu isegi pakkunud, on Robert Virvese 3 katsevõitu kindlasti. Said Robertiga lõunapausil rääkida ka, ega tagasihoidlik meest nagu ta on, et ega sulle palju ei paljastanud, miks see hoog nüüd järsku nii hea on, aga mis sa sealt kehakeelest ja intervjuust välja lugesid? No, mees rääkis ikkagi üsna laia naeratuse saatel ja tundub see, et ta on autoga täiesti hästi kohanenud ja ta ei suru liiga palju, aga ütleme niimoodi, et teised mehed suruvad just ülemäära ja seal on Armstrong ju sõitis rajalt välja 5 minutit, oli tal probleeme, kaotas 5 minutiga. Lätlane, see katkestas sootuks ja nüüd ongi, lõpuks tuli muidugi ka Robert Virvesel jamasid kaela, ta kaotas poolteist minut, peaaegu poolteist minut katsel. Ja, aga ütleme niimoodi, et tundub, et ta hakkab pika peale aru saama, mida see rallisõit tähendab ja mida see auto endast kujutab. No jah, tegelikult kõik oli väga magus, teine koht oli käes ja Jaan siin isegi küsis, et kaugel see esimenegi on, et tegelikult ei olnud väga kaugel, et mis see 20 sekki oli sel hetkel või? Ja see 23 sekundit oli sellel hetkel, sellepärast, et ma küsisin talt, et see ei ole nagu kaugel, et minu meelest oli nõks peale 20 sekundi, aga Virves ise ütles, et oi, et seda sõiduga tagasi võtad. Vaevane arm, sul on 1,5 päeva ees. Et ja ta ju võttis soomlaselt Pajarilt iga katsega 3, 4, 5, mõnel isegi 6 sekundit tagasi. Aga võibolla ongi just see tagasihoidlikkus on Virvesel see, et mis teda kammitseb, et siin tuleb ikkagi rinda trummeldada ja nüüd ma lähen seda rallit võitma ja panen gaasi põhja, vaata mis saab. Sest temal ei ole ju kaotada mitte midagi. Pajari puhul muidugi, sorry, ma segasin vahele, et Pajari puhul muidugi oli see ka ilmselt selle 20 sekundit oleks võtnud ära küll, et Pajari peab lihtsalt selle ralli läbi kulgema ja ta võtab meistritiitli, et enam katsevõite punkte tal ei ole isegi vaja, nii et iseenesest kui see ref poleks läinud, siis ma arvan, et see 23 või mis see tol hetkel oli, et see oleks täiesti võetav veel olnud. Mis see Soome ajakirjanikud Pajari kohta pajatavad? No nad on muidugi ootasid ka seal pikalt välja, et neil on ju endal Rovanpera ja neil on Suninen, kellega nad pikalt rääkisid ja ometi nad ootasid selle Pajari ära ja nad ei leia võibolla, et see Pajari oleks järgmine Kalle Rovanpera, aga nad elavad kindlasti oma poisile kaasa ja loodavad, et ta võidab tõesti nüüd selle ralli ja selle junior WRC sarja ära, sellepärast et see on ikkagi kõva tõuge edasi, sellepärast auhind on ju vägev. Sa saad ralli 2 ehk siis WRC 2 auto endale ja pluss siis makstakse sul kinni teatud etappide, MM-etappide tasud ja sa saad rehvid ja kõik muu niimoodi, et see on niisugune kulda väärt auhind, et mis aitab sind edasi järgmisele tasemele. Aga soomlased on soomlased, oskavad võidu sõita küll. Ole nüüd mees ja kasuta see auhind ära. Aga tulles veel tagasi WRC-sse ja homse päeva juurde, kas sa arvad, et see sinu unistusstsenaarium, mis on ka minu unistusstsenaarium tegelikult, et Evans võidaks ära ja Neville kukuks teiseks ja Sordo mööduks Ogiest, ei või veel rakenduda selle, mis see vahe on 16,4 seal kahel esimesel? No kõik sõltub Evansist. Kas mees paneb kõik mängu või siis ta loodab võib-olla selle peale, et Sordo sõidab ikkagi Ogiest mööda ja temal jääb natukene hingamisruumi vähekene rohkem ja siis Monza rallil äkki, ma ei tea, Ogiega võib-olla juhtub midagi või miski. Või siis ta
leiab need rauast munad üles ja tõesti paneb gaasi põhja nagu täna hommikul. Ta ikka sõitis täna ju päris hästi. No võib-olla pessimismi lisab see, et Evansil need rauast munad viimastel päevadel pole nagu, just ralli viimastel päevadel pole nagu välja paistnud, et kipub seal ettevaatlikult sõitma. No nii ongi ja Neuvillil ei ole ju tegelikult midagi kaotada, seda küsiti ka juba intervjuutsioonis ja see ütles ka tõesti, et temal ei ole miskit, tema sõidab täpselt nii, nagu tema sõidab, läheb võidu peale välja, kui on vaja surub rohkem gaasi, aga praegu tal ei ole ju mitte midagi vaja suruda. Homme ei ole ju liiga pikk päev. Ja muidugi homme saab punktikatse põnev olema, sest Evans peab selle punktikatse võitma. Kas praegusel hetkel on võimalik Ogiel üldse meistritiitel kindlustada, kui ta kolmandaks jääb? Ei ole. Ei ole, jah. No kõik sõltub Evansist ju. Kui Evans katkestab, siis jah. Just. Kuule, aga olgu sinuga praegu, kohtume jälle homme. Kohtume homme. Tavai. Jätkame siit stuudiost ja enne kui võib-olla tänaste jutude juurde tuleme, vaatame korra paar pilti ka eilsest, et meile fännid saatsid paar pilti sellest kurikuulsast kännust, mis ikkagi lõpetas Ott Tänaku. Vaatame seda kändu nüüd natukene ühe nurga alt ja teise nurga alt, et mis sa arvad, et selline asi tee ääres seisab, et no täitsa viisakas känd. Pigem võiks olla puu, on ju? Jah, mis seal ikka, no puu teeb rohkem haiget autole ilmselt kui see känd, et noh, väidetavalt see känd tegi ka nii palju haiget, et autot korda ei saa. Ma sellest, ma nüüd täpselt ei hakka nüüd süvitsi laskuma sellest, et mis selle autol juhtus, aga no kindlasti vedrustuseks kõveraks, aga et kas seda nüüd korda väänata ei saa siis? No kindlasti saab siin lihtsalt uue amordi alla panna ja ongi hästi, et no okei, väidetavalt siis sai, ütleme, kere on kõver. Kas ta päriselt on ka või ei ole, seda me ei tea, aga ega varasemalt me pole ka näinud, et ükski ralli jääks katkestatud sellisele kännule otsa sõites, et jah, ma ei tea, võib-olla oli sünnipäev nagu, võib-olla motiveeris natuke rohkem, et täna mitte startida. No me ei oska öelda, see lihtsalt tundub selline asi, mis tavaliselt ei juhtu. No täna siis saime tunda, mis tunne on vaadata rallit neutraalsel rallisõbral, näiteks Leedust või Saksamaalt või sellistes riikides, kus ei ole oma meest tipus, et ma ei tea, minul tore ei olnud, kuidas sul? Ega ütleme jah, võib-olla sellistel hetkedel tulebki see nõme rallifänni tunne peale, et siis tahaks actionit näha, mida ka väga ei olnud. Et jaa, ei, loomulikult ikkagi oluliselt toredam ja huvitavam vaadata, kui omamees on platsis, kui sellegi poolest rallit ma jätkuvalt vaatasin kõiki katseid enam-vähem, nii et vaadata ta sai. Võib-olla seda nii-öelda põnevust või mingit huvitavat jälgimist oli vähem. No me rääkisime siin sellest, et kas homme võiks veel esikolmiku ja esineliku võitluses minna põnevaks, nii et Monsasse jääks ka põnevus alles. Mis mulle natukene optimismi sisendab, on see, et tead, et iga rallil on see katse, kus juhtub hästi palju korraga ja siis edasi on kulgemine. Sellel rallil ei ole sellist katset nagu veel olnud. Sellel ei ole olnud, jah. Ma ei tea, mis see homne päev toob, Eks ütleme, selles mõttes selle ralli puhul praegu on üpriski huvitav vähemalt jällegi, et pühapäevale me läheme vastu niimoodi, et meil on 4.3. koht täiesti lahti ja meil on 7.6. koht täiesti lahti ja ütleme, esimene teine on, ma arvan, nagu suht otsustatud, et seal peab ikka midagi juhtuma, et midagi muutuks. Aga jällegi 2 nagu võistluspaari WRC klassis on olemas, et see teeb jälle homse päeva põnevaks ja igal rallil võib neid kohti ikkagi tekkida, isegi ma ei tea, mis ma siit Eestist on näiteks, et vana hea Kaugatama katse Saaremaal näiteks Lassi kurv, kuhu ma ei tea, 15 aastat järjest pandi ära ja siis enam üks hetki pandud, et 15 aastat võttis aega, õppimine aega. Siis tekkis mingi järgmine koht seal, et võib-olla selliseid kohti võib homme veel tulla, et mida kõik teavad, aga võib-olla mingi uus koht tuleb. Ja homme ju lubatakse vihma ka natukene. Ja see teeb loomulikult asja oluliselt põnevamaks. Eelkõige jälle me räägime siin rallifänni vaatevinklist, et meie jaoks teeb põnevaks, sõitja jaoks jälle mitte nii väga põnevaks. Et sellist pinget lisab see kindlasti juurde ja mida ilmselgelt on homseks vaja, et
et neid igavaid pühapäevi me ei taha ju ja vähemalt potentsiaali on, et homme päev ei tule väga igav, et midagi on meil ikka vaadata ja jälgida. No tänase päeva, kui need katselõpu intervjuusid vaadata, siis märksõna, no eile oli märksõna need lõikamised, tänase päeva märksõna on seadistus, et Ogier ja Evans räägivad, et pole elu sees nii palju ralli jooksul autot seadistanud. Evans pärast lõunaks sättis natukene liiga palju ja ütles, et täiesti vales suunas läks kõik. Ogier ütles, et tema sai enam-vähem paika ja seda on ka aegadest näha, et kahju või mitte kahju, et tal see viimane katse nüüd untsu läks, aga mis seal siis näppida tuleks, et auto juhitavaks teha? No üldiselt minnakse, asfaldiseades auto on ilmselgelt väga jäik ja see ongi kõige selline esimene punkt, kus sa hakkad liikuma oma seadistusega põhimõtteliselt, et sa lähed autoga ikka suht jäigaks ja siis hakkad vaatama, kas tagaots libiseb liiga palju, kas autot saab keerama ja nii edasi, et see on selline, sa pead selle balansi leidma, et sa ei saa autoga liiga pehmeks minna, aga samas sa ei saa autoga liiga jäik olla, et siis hakkabki see kompromissi leidmine põhimõtteliselt peale. Aga Ogieri olukorrast, et kui ta terve päev katsetas, ma saan aru lihtsalt nii palju asja, et tal oleks see tunde võtnud, et ette lugeda, siis seal on nagu asi juba natuke tõenäoliselt selline keerulisem, et seal on mingi suurem fundamentaalne küsimus, mis tuleb lahendada, mis tal ei sobinud, võt seda ma ei oska öelda, et seda oleks olnud endalgi huvitav kuulata, et asfaldi seades kuiva asfaldi peal, kus pinnamuutuseid ei ole, et tegelikult idee poolest ei ole seda seadistust raske paika saada, aga tõenäoliselt ongi need kergelt kruusased osad juba, mis teevad selle tunde kehvaks ja kõik kurtsid rehvi kulumise üle, et kui keegi pole ju nende rehvidega tegelikult sellised täiesti puhta ideaalse asfaldi peal sõitnud, et ka sealt tekib selline tunde küsimus juba, et okei, et peaks autot näppima hakkama veid, sest rehvid lähevad liiga kuumaks katse jooksul ja kuidagi peaks kompenseerima ikka seda seadistusega. No selle seadistusega seoses on üks küsimus ka tulnud meil, meil on küsimusi tegelikult lausa 3 seekord, aga üks küsimus on siis koha peal viibivalt Ragnarilt. Tere, me siin meestega saluus arutleme, et kuidas WRC ala- ja ülejuhitavust ehk kesktihvrit regullitakse, mis on selle ajakulu ja mis on tehniline pool, et kas on sul midagi täiendada nüüd selles osas? Oota, mis see küsimuse esimene? Kuidas ala- ja ülejuhitavust reguleeritakse? Ala- ja ülejuhitavust tegelikult alustatakse ikkagi mitte tihvri seadistamisest, et seal ikkagi võetakse kõigepealt sellised ütleme step by step minnakse, et ongi, kas sa seadistad amordiklikke enamasti siis tagant, kui on auto kas liiga jäik või tähendab, kui liiga jäik on, siis see tagaots on selline üpriski, võib minna kergesti libisema, et siis sa leiad kompromissi, liigud kergelt pehmeks, et see auto nii-öelda kere siis toetaks seda paremini ja püsiks paremini. Samamoodi siis, mis ma eile ütlesin, antirollbaar, mis ta nüüd eesti keeles oli? Turvapuur või? Ei, antirollbaar on, mis ta on? Keeruline lugu, ühesõnaga lasta olla. Seadistatakse, seal on erinevaid võimalusi. Aga jah, kui minna juba tihvrite kallale mingil põhjusel, siis selle kohta ma ei oska öelda, mis see ajakulu on ja kui kaua see aega võtab, et ilmselt WRC mehaanikutel käib see päris kiiresti. Aga midagi saad katse peal ka teha? Auto enda seadistustest. Vot ma kahjuks selle jään ka võlgu, sest ma ei ole WRC autoga sõitnud, aga ma usun, et seal on võimalik, nii palju kui elektroonika võimaldab, on võimalik seda sättida, et kui see tõenäoliselt loogiline oleks, et seal on midagi võimalik sättida. No tegelikult päris sündmuste vaheline see päev ei olnud, et oleks Adrien Fourmeau jäänud võib-olla natukene rohkem tee peale, kui ta seal jäi, siis mine tea, mis veel oleks juhtunud, et seal päris pimeda kurvi taga ja ei olnud tegelikult kedagi hoiatamas ka, et kuule võta nüüd hoogu maha, meil siin üks mees vahetab rehvi, et see korra tundus selline päris huvitav moment juba jah, et mis toimub, et päris kitsas koht tundus. Aga ei, õnneks kõik läks hästi, et mingit jama sealt ei tulnud.
Aga ma sain aru, et ta ikka pidi seal vaeva nägema korralikult, et vahetas ratta vist ära kõigepealt ja auto ei liikunud ja siis pidi edasi möllama hakkama seal, et ja siis ülesõidul veel kõik jutud, mis ta seal ära vahetas ja võttis pool teljeteest välja ja ühesõnaga tal oli korralik peavalu pärast seda tegelikult väga väikest viga. Ja kogu selle jama peale ta ütles, et tal järgmise katse lõpus enam rehvi põhimõtteliselt ei olnud. Jah, pani ju tagatöölise autoga edasi, et ega tegelikult isegi kohati vaatasin, et päris rajult pani, kui sa tead, et tagarattad ainult veavad ja kergelt juba selline liivane või kruusane pind on seal kurrudes, et päris julgelt sõitis selle tagarattaveolise Ford Fiesta WRC autoga. Ja kas Greensmithil ka rehv läks, kuhu läks, seda ta vast ei tea või kui teab, siis ei ütle, aga mulle jäi kõrva, et tal vist auto läks põlema pärast katset, et kahju, et seda ei näinud. Peale rehvi või? Ja ma kuulsin ka seda, ma ei mäletanud, mis katse tagajärg see oli, aga ja ta pani ju puhtalt välja peal päris tükk aega, et rehv kadus täiesti ära sealt. Ja noh, see ongi päris keeruline asi tegelikult, et kruusa peal on see oluliselt lihtsam, kui sul see minema lendab, ei ole hullu, aga asfaldi peal on need asjad natuke teistmoodi, et ma isegi Korsika rallil ma mäletan, samamoodi läks minema see katse lõpus, ega seal ka palju poolt puudu, et see asi seal põlema läheks, et no, eks see on selline kuumusest tingitud lihtsalt, et seal ei olnud mingi vedelike probleeme, nii et see on kergesti kustutatav õnneks. No teistest meestest väga palju rääkida ei ole, sest mulle tundub, et peale esineliku ja võib-olla siin ka M-spordi mehed omavahel ega väga keegi ei suru ja mulle tundub, et need mehed võiksid nagu omaette võistlusklassi saada, et neid splitte on üsna, no sa pead neid kirjutama, sest blogi on vaja millegagi täita, aga need tunduvad sellised täiesti null kaaluga splitid, et ralli hakkab siis, kui esinelik alles rajal tuleb. Tegelikult on, jah, no võtame Kassi näiteks ongi seal 6, aga tegelikult, noh, ma ei tea, ma ütlesin neljapäeval kindlasti, et ma nagu ootaks nüüd mingisugust, kas häid splitte või ühte head katsetki. Formood tuli peaaegu katsevõit. Jah, Formoo pani väga hästi, seal pole midagi öelda, tegelikult ta, noh, jah, see ütleme tänane päevalõpp läks tal keeruliseks, aga kõik katsed on tal sõidetud ja ta näitab kiirust kohati. 1,7 jäi katsevõidust puudu. Ja, et ma arvan, et täpselt sellist asja peaks ka Kass näitama, lihtsalt näita ühte head katset ja kõik on suga juba ülirahul, et sealt mida ma ütlesin ka, et no, kui ei hakka nagu juba, kui järgmine aasta ka midagi väga ei näe, et siis ilmselt on ta piir käes, et midagi peaks nagu vähevalt tulema hakkama, et kui hooaja peale tal peavad olema mingid meelisrallid ja kui nendelt ka ei tule sellist kas või üht head katseaega, siis on nagu natuke keeruline. Aga eks jah, siin ütleme nii, et parimaid splitte pole tulnud. Aga kuidas peaksid M-spordi mehed suhtuma sellesse, et ikkagi Nils Solansilt saadi ühel katsel tugevalt sisse? Sa mõtled siis, et kes sai? M-sport Greensmith näiteks. No, Greensmith on, ma arvan, neid väga ei morjenda. Aga kui Formolt sai ka või? Formool vist ei ole saanud. Solberg saab siin pidevalt. Jah, kui Formoo ka saab, siis noh, mis nad ikka tegelikult on ju... Ja, Formoo sai 7. katsel ka. Pigem võib-olla tuleb silmad lahti hoida lihtsalt M-spordil igaks juhuks, et üks kiire mees on olemas, kellele võib-olla võiks mingeid proovirallisid veel anda. Et ega sellest konkreetsest olukorrast, kui Nils Solans kedagi võidab, ma arvan, et mingit numbrit ei tehta, aga jah, ma usun küll, et Nil on tegelikult isegi juba nende 2 päevaga näidanud, et keegi võiks talle mõne ralli juurde anda küll. No emotsioonidelt tundub Solans minevad sinna Priini klassi, et iga katse lõpus on pisar silmas põhimõtteliselt, et tahaks näha küll seda meest veel WRC roolis. Jaa, absoluutselt ja tegelikult ju Nilli vend Jan Solas on ka seal ralli sõitmas ja ka väga kiire, et väga põnev oleks, väike vend on tal see, et väga põnev oleks näha tegelikult mõlemat meest ühe klassi autodega selle ralli sõitmas, et ma arvan, et seal võib ka tegelikult olla see värk, et tegelikult väike vend on veel kiirem. No just. Noh, Solans siis pani ühe Pirni ka siia katselõppu klassikatesse, aga üldse ülekannet kvaliteedist täna rääkides, siis noh, esimene päev võib-olla on esimene
katse võib-olla nagu arusaadav, et seal udu sees on nagu raske seda pilti kätte saada, et enamus katsest vaatasime neid täpikesi seal kaardi peal. Aga no publiku katse ühest kaamerast pole sugust asja enne näinud. See oli küll väike pettumus, et tegelikult ju katse, kus vist, ütleme, juhtus kõige rohkem selles mõttes. Et igal mees kas seisis või oli tagaots kahjustada? Ma arvan, 10 või palju meil neid WRC autosid on 8 on hoopis. Et nendest meestest, ma arvan, 5 kas suretas välja keegi, tegi mingi spinni, sõitis kuhugi otsa, et sealt oleks küll nagu on-board'ilt vaja. Et seal oli nii palju ju tegelikult ajaressurssi ka, et seal oleks võinud igasuguseid klippe näidata. No Twitteris olid fännid pannud ise igased laive püsti, need kohati olid nagu ülevaatlikumad. ja lõpus ütleme see ootamine ka, no ma saan tegelikult aru, et neil ei ole mõtet võtta ühte kommentaari, siis minna veel meediasauni, et ja see ootamine oli ka veitsa tobe, aga noh, mis seal ikka, selles mõttes, et oleme tänulikud, et meil on iga katse laivis. No tegelikult ei ole, sest raadios me saime ikkagi katselõpu intervjuud kõik kätte. Jah, okei, seda küll, ma ei saa vastu vaielda. Aga All Live'iga seondub ka järgmine kuulaja küsimus. Andrus, rallifänn, küsib, et All Live'is palutakse enamus sõitjatel kiirust, ma räägin ka sellest, et palutakse anda ka emakeelne kommentaar. Esiteks eetris seda tavaliselt üle ei kanta, kelle jaoks seda küsitakse ja miks, ja Otilt enamasti eestikeelset kommentaari ei küsita, miks. No ma alustan teisest pihta, et Ott tavaliselt eestikeelne kommentaar on lihtsalt selline. Keegi pilti näeb siis hästi väike. Aga eetris selle tavaliselt üle ei kanta, kellele ja miks, et mis sa pakud? See on ikkagi siis Eesti puhul siis ju tuleb Eesti meediale, kelle iganes kätte see tuleb. Jaa, aga see katkestakse pilt selle koha pealt ära. Ma arvan, et see on päeva lõpus jagatakse kõigile need, igale riigi meediale jagatakse need kätte, et kas kellel on siis õigused WRC pilti edastada või saavad kõik seda täpsemalt, ma ei tea, aga kindlasti tehakse seda selle jaoks, et see lihtsalt need eestikeelsed Oti puhul või teiste puhul mingid, kelle iganes emakeelsed kommentaarid siis konkreetse riigi meediale edastada. Ja kolmas küsimus ka, see puudutab küll järgmist rallit, et kas Monsas on see aasta rohkem talverehve kaasas ja lumesaju võimalus? Ma isegi ei tea, ma ei ole ausalt öeldes üldse vaadanud, mis temperatuurid seal praegu on, mis olukord Monsas on, aga eelmine aasta ju nägime ikkagi korraliku talve seal ja see aasta ma jälle praegu 100% kindel ole, aga tegelikult vist peaks neid nii-öelda metsakatseid või korralikke katseid tegelikult rohkem olema. Oluliselt kui oli eelmine aasta, et seda tiirutamist seal ringraja peal on vähem. Ja metsa vahel ju oligi olukord just, kus oli palju lund, et iseenesest see teeks nagu asja põnevaks, rohkem sellist keerulist olu, aga jah, ma täna ei ole nende selle ilmavärgiga kursis, et kas seal üldse tuleb lund või ei tule või mis seal toimub, et sellel on keeruline vastata. Monza novembri keskmine ennustatakse selleks aastaks 7,7, see tähendab siis all, jah. Aga üleval, ma ei tea, võtta 5 kraadi umbes maha, et võib 0 ära minna küll. See on täitsa reaalne. Olid meil eelmine aasta lumerehvid ka seal või? Need lamellid olid, naelast ma seda ei mäleta, kas naelad olid, aga lamell oli kindlasti, et selle lamellrefiga ju ka lappi võttis väga tugevalt katsevõite selle ringraja peal, kruusa peal sõites, et jah, talverefid on kaasas kindlasti, ma arvan, sest see on lihtsalt liiga keeruline otsus, et kas neid võtta või mitte, nii et küll need kaasas on. Saab kindlasti ka põnev seal olema, aga selleks, et seal põnev oleks kindlasti vaja, et see tiitel jääks veel õhku. Aga räägime junior WRC viimasest katsest ka, et Robert Virves siis päeva 3. katsevõit, aplaus. William Creighton, vist niipidi on ta, kaotas siis 0,2 sekundit, Sami Pajari 2,7 ja Joon Lauri 3,2. Oota, kes see 5. mees oli seal? Viiened meest enam ei olegi. Armstrong ja Sesks on väljas. No homme siis katsekilomeetreid 50,90, päev hakkab siin nii vara, et ta pole siin nii vara nende päevadel alanudki, et 8.00. See tähendab, et mehed sõidavad päris pimedas ikkagi sealt välja, et
ma arvan, et kellel täpsem ilmainfo on, see skoorib. Jah, selles mõttes... Sai tähele, et täna hommikul ei tahetud väga öelda, mis kellegi ilmainfo on. Keegi Neuvill vist kogemata lobis välja, et jah, meie andmetel on päris tihe udu. Jah, ei, kindlasti seda infot välja niisama lihtsalt ei jagata ja see on nagu selline nii-öelda igaühe saladus on ju, et väga, ja võib-olla väga kaaluka hinnaga saladus. Kindlasti homme saab olema, kui on vihma võimalus olemas, siis see saab olema selline keeruline otsus, et ma mäletan... Aga rehvidega siis mängida ei saa, meil siin pehmeid vist üldse ei ole ju. Vot ma ei tea, kas on või ei ole, aga ma ei näe põhjust, miks ei peaks olema. Okei, võib-olla ikkagi on. 2000, mis see oli, 18 aasta Hispaania rallil, kui Sebastian Loeb võitis selle ralli, kui ma õigesti mäletan, Citroeniga, siis oli ju ka olukord, kus oli keegi väga ei osanud teha rehvi otsust, sest selline 50-50 olukord oli ja Sebastian Loeb pani omale ühed rehvid alla, auto oli juba pukkidelt maha tõstetud ja siis umbes paar minutit enne, kõik käisid siis, teised meeskonnad käisid siis Sebastian Loebi pealt vaatamas, sest no Sebastian Loeb teab alati, mis rehv alla panna. Kõik käisid vaatasid, mis rehvid Sebastian Loeb alla pani ja siis paar minutit enne seerisest välja minekut kähku auto tungiga üles teised rehvid alla minema ja sealt oli Sebastian Loebi rallivõit, nii et selliseid kavalaid trikke tehakse ja kindlasti homme saab see otsus olema keeruline, mis sinna alla pannakse. No mis sa arvad, kui esimese läbimise järel Sordo ikkagi ei saa Ožeele vastu, siis tõmbavad kõik vähe tagasi või? Esimene on lühike katse ja sealt ilmselt mingit ajavahet väga sisse ei tule. No esimesed 2. No ütleme jah, esimesed 2. Siis tuleb paus millegi pärast. Jah, et kui esimese 2-ga, jah, ega siis ei olegi rohkem midagi teha, kui seal tekib juba, ma ei tea, 5+ sekundit vaheega, siis pärast seda järgmise 25 kilometriga on ikka väga raske tagasi sõita sellel tasemel, nii et eks see hommik saab olema selles mõttes huvitav, et kes paremini ärkab ja üles saab. No just. Kuule, aga selge, paneme meiegi siit punkti, saatke ikka meile küsimusi, päris tore oli täna vahelduseks ka küsimustele vastata. Absoluutselt. 6skaik@delfi.ee ja olge homme kell 8, võib-olla isegi varem juba meie blogilainel ja õhtu poole siis pärast lõunal uus podcast. Kohtumiseni. Homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.